küsimus sulle nagu kõikidele senistele inimestele, keda ma olen julgenud niiviisi tülitada, on see, et mis on sinu elu, senise elu kõigem miski, et on see mingi juhus, on see mingisugune sündmus, on see mingisugune üleelamine, mingi sooritus nii-öelda, mis on sulle võib-olla kõige tähtsam või mõjutanud sind või ei lähe meelest ära või mis iganes? Mul on küll tegelikult päris mitu sellist asja, aga kui ma peaks nende seast valima, siis mul on üks selline seik minu mingi sellisest noorpõlvest, kui ma käisin põhikoolis ja siis ma tähendab, mis on minu jaoks selles loos nagu oluline, on see, on mingisugune nagu korduse motiiv. Siis see tekitab nagu sellise tunde, et pagan, et see ei ole nagu päris juhuslik või tähendab, et võib-olla just nagu, et see oli juhus, aga et võib-olla see on nagu mingi selline nagu määratud või igatahes mingid asjad jooksevad kokku ja siis ma hakkangi mõtlema, et mis asi see on ja mulle tundub, et see on minu jaoks hästi oluline asi, et ma üleüldse, ma ei tea, praegu sinuga siin istun, et võib-olla ma muidu istuks kuskil mujal. Aga see lugu ise on selline, et ma olin põhikoolis 9. klassis ja sellel ajal pidi kandma kaelarätte, tegelikult vist sellel ajal enam mitte, aga seal koolis oli direktor, kes oli ka keemiaõpetaja ja mina kandsin pikki juukseid ja Sepultura särki ja tanksaapaid ja selline trashi värk või death metal ja loomulikult ma ei meeldinud sellele direktorile, kes oli ka keemiaõpetaja. See keemiaõpetaja oli tegelikult sadist. Ta oli selline tüüp, kes tuli sulle koolis koridori peal vastu, võttis kõri sõlme juurest, nahast kinni ja siis küsis, kus lips on? See oli ikka väga valus ja ta oli ka nagu vaimses mõttes ikka telik sadist, et ta näiteks kui keemiatundi tuli tütarlaps, kelle nägu oli värvitud, siis ta käskis selle klassi ees kraanikausi juures, vaata seal keemia klassis on ju need kraaniklausid on ju ära pesta kõige ees on ju, selline tüüp. Ja siis, ega mina ka mingi meeldiv inimene ei olnud, ma olin selline trashi mees ja omast arust lahe mees ja siis ta õpetas, et kuidas segada hapet ja vett. Ja siis muuseas tal olid endal sellised paksud, sellised suured vuntsid nagu Ado Kreinsteinil ja sellised paksude raamidega pirillid, nagu sellel ajal kõigil nagu olid ja siis ta õpetas, kuidas valada hapet ja vett, ütles, et vett tuleb valada happesse, eks ju, sa tead seda, jah? Ei, ma ei mäleta sellest midagi. Ühtepidi on. Ja siis ma nagu teadsin seda ja siis ta jäi kuidagi, et see klassi ees kuidagi kokutama, aga et kui te teistpidi teete, siis mina tagant pingist õikasin, et kui sa teistpidi teed, siis on su prillid ja vuntsid kadunud. Nii. Ja see nägu oli selline, et ma nägin, arvutit sellel ajal ei olnud, aga ma nägin seda nägu, ta võttis nagu suumis mu niimoodi välja, eks ju. Ja ta oli nagu ehmatanud ja vihane ja ma ei tea, mis kõik veel, võttis suumis selle näo välja, salvestas ära, pakkis enda kõvakettale kokku. Nii. Terve aasta läks mööda ja minu keemia hinne oli kogu aeg 2-3 vahel. Ja siis oligi vist 2 trimestrit või semestrit oli 2 ja siis 2 vist oli 3. Ühesõnaga lõpus semester oli selline, et peab keemiaeksami tegema. Ja nüüd kogu selle loo selline keskne märksõna ongi keemiaeksam. Et ma õppisin selleks keemiaeksamiks päris korralikult, aga keemiat ei oska ma senimaani. Ja siis ma mäletan, ma läksin seda eksamit tegema, tegin eksami ära, tunne oli kuidagi, võib-olla sain läbi, võib-olla ei saanud. Täpselt selline nii-naa tunne. Ja läksin eksami tulemusi teada saama. Ja siis direktor ise oli seal, tal oli kaustik, kus need tulemused olid sees. Ja siis ta avas selle kaustiku, vaatas mulle otsa, otsis selle minu nime seal ülesse. Ja siis ma nägin, kuidas tema silmade taga
avanes see sama kaust, kus ta oli salvestanud selle minu pildi, kui ma irvitasin, et varsti on sul need prillid ja vuntsid läinud. Ja selle mõnuga, ilmse mõnuga ütles, sul on väga kahju, aga sul on 0,5 punkti 3 puudu. 2. Nii, see oli lõputunnistus. See tähendas seda, et ma ei saanud minna keskkooli. Mu ema kogu aeg rääkis, ta oli mu pärast väga mures ja mina ütlesin, et mina ei lähe kuhugi ehituskooli ja kuhugi ei lähe ja midagi teha ei taha ja ma ei teagi, mis saab. Nii kui ma koju tulin, siis ema hakkas jälle rääkima ja lunima ja isegi nutma ja sellised kohutavad tulid, sest ma saan nagu tegelikult emast aru, et sul on poeg, mingisugune 16-aastane poeg, kellel on lõputunnistusel 2 ja ta ei taha kui midagi teha, on ju. No täielik häving, eks ju. Et praegu ma ise lapsevanemana saaks sellest väga hästi aru, aga toona ma tundsin, et mu sees on midagi, aga ma ei tea, mis see on, mida teha, on ju. Nii, ja siis ma vahepeal käisin tööl kuskil Tisleri töökojas, teenisin raha. Ma nimelt puurisin vibu detailidesse auke sisse. Puur oli mul siin ees, ühel pool mind olid kastid ja teisel pool, ühelt poolt võtsin selle detaili, puurisin augu sisse, panin teisele poole. Ja see oli ikka üsna nüri tegevus. Ja lõpuks ma ikkagi ka käisin seal ehituskoolis ära. Ja ma käisin seal niimoodi ära, et koolis oli nagu kõik korras, aga ma pidin minema praktikale. Ja praktika aeg oli veebruarikuu ja see talv oli kohutavalt külm, meeletu pakane. Ja mind saadeti kuhugi Annelinna taha Tartusse mingi maja vundamendi auku tegema. Niimoodi, et anti kätte selline suur surveõhu vasar, kus on bensiinimootor küljes. Siis ma lihtsalt hüppasin seal küljes, ma olin siis ikka kõvasti nagu kõhnem vend kui praegu. Ja siis ma nagu värisesin seal külmast ja sellest masinast ja tundsin, et ei kurat, see ei ole üldse nagu see elu, mida ma tahan elada. Et see ei ole üldse nagu see, et ma ei taha olla ehitaja, jätsin selle masina sinna, kõndisin lihtsalt minema ja läksin kooli, ütlesin, et aitab kõik, ma rohkem ei käisin koolis ja kõik. Nii. Ja siis ma ei tea, võib-olla kõik olekski kuidagi nii jäänud või ma ei tea, kuidas läinud, aga siis ma ei tea, mäletad sa sellist seriaali nagu Päästja koolikell? Ja, nime mäletan, aga sisu. Ja siis on nagu need noorte seriaalid ikka, et seal on nagu üks selline lahe, ilusa väljanägemisega lahe kutt, siis on mingi nohik, siis on mingi selline ilus tüdruk ja siis on mingi selline jõumees ja siis oli, terve hooaeg ma vaatasin seda ja siis oli lõpu viimane osa, kus neil Ameerikas antakse kõigile need lõputunnistused ja need kandilised suured mütsid tutiga on peas ja ma hakkasin nutma. Siis mõtlesin, et päriselt, et see minu elu, see ei saa mitte kunagi midagi sellist olema, sest mul on seal see kuradi 2 ja ma olen juba nii vana ka, aga siis ma mõtlesin, et ei, et ma pean nagu midagi tegema. Ja ma läksin õhtu keskkooli või õhtukooli siis, jah, see oli 9. klass, mille tunnistusel mul oli see 2 ja siis ma läksin sinna ja seal oli keemiaõpetaja, oli ka koolidirektor. See oli sama või? Ei, see oli teine kool, õhtukool, aga millegi pärast kuidagi veidral kombel oli ka keemiaõpetaja seal direktor. Siis ma õppisin ja siis oligi ühel hetkel see eksamipäev. Ma läksin sinna, tegin selle eksami ära, tunne oli selline, et nii ja naa. Et äkki sai, äkki ei saanud, ei tea. Ja siis lähen eksami tulemusi teada saama, siis see direktor vaatab neid tulemusi ja ütleb, et hube kahju. Aga teil on 0,5 punkti 3 puudu. Ja siis ma mõtlesin, et see ei ole võimalik. Ja siis, aga ta nägi, ta oli naisterahvas ja erinevalt sellest eelmisest direktorist oli tema väga nagu meeldiv või soe inimene ja siis ta nägi, kui kurb meel mul oli või et selline tüüp ajub täitsa lõnti ära ja siis ütles, et aga vaatame, mis teil siin valesti on, et küsime veel mingeid asju ja ma ei osanud ikka nagu midagi vastata, siis lõpuks ta küsis, et aga oskate äkki öelda, kuidas segada hapet ja vett?
Vau, ja seda ma oskasin vau, ja ta kirjutas mulle lõputunnistusele 3. super ju. See oli nagu mingi pusle, mis läks kokku Jah. midagi kummaliselt. vot see ongi see lugu ja alati, kui ma mõtlen, et et pagan, et ma nagu ei viitsi seda teha või et kuidagi nagu asjad on kehvad ja nii edasi või siis ma alati mõtlen seda lugu ja siis ma saan aru, et kõik on tegelikult nagu hästi või. Super lugu, see paneb mind mõtlema enda keemia peale või igasuguste muude asjade. Keemiat ei oska ma senimaani muidugi. Mina samuti mitte. Kuule, aga ma tänan, see on ikka väga inspireeriv lugu. Aitäh sulle. Ja palju õnne raamatu esitluse puhul, mis kohe hakkab siit ukselega pihta. Jaa, tule lähme esitleme. Täitsa jama märk, et sa pidid ootama. Ei, ega, kui sa oskas seda tulla, siis mingi number pole. Mõtlesin, isegi seal 2-4 vahel, mõtlesin, igaks üks ära. Ei, sa oled kenasti peale.